Rannaniidud on ajalooliselt Läänemere rannikul olevad karjatatavad ja niidetavad alad. Karjatatakse mitmesuguseid koduloomi. Eestis on traditsiooniliselt peetud 4 liiki rohusööjaid koduloomi. Nendeks on lambad, lehmad, hobused ja kitsed. Kõige rohkem on tänase Eesti maastikel näha veiseid. Lehmaks nimetatakse emast veist, kes annab piima. Isane veis on pull, lehmalaps vasikas. Mullikad on noored lehmad, kes piima veel ei anna, ning noored pullid, kes ei ole veel suguküpsed. Lehma kehaosad on pea, suu, silmad, kõrvad, nina, kael, keha, jalad, sõrad, saba, udar, mis hoiab endas piima vasikale ja lüpsjale. Mõnedel lehmadel on ka sarved, need on lehma kaitseks. Sarvedeta lehmi nimetatakse nudideks. Saba on lehmal putukate peletamiseks. Lehmad toituvad rohttaimedest, mida nad kareda keelega suhu haaravad ja maast rebivad. Lehmadel on suu ehitus selline, et suhu ahmitud toit liigub vaid edasi, tagasi mitte. Seetõttu neelab ta alla ka karjamaalt suhu ahmitud prügi ja kilekotid. Lehmad kuuluvad mäletsejate hulka, mis tähistab nende toitumise iseärasust. Rebitud rohi läheb ilma mälumata kõigepealt vatsa, kus ta mõne aja pärast liigub uuesti lehma suhu. Suus mälub lehm toidu peeneks massiks. Seejärel liigub toit tagasi makku, kus toimub lõplik seedimine. Lõplikult seeditud toit väljub lehma kehast ning tagajärjeks on niinimetatud lehmakook. Lisaks mäletsejate sekka kuulumisele on lehm ka sõraline. Sõrad on tugevad moodustised jalaotstes, mis kaitsevad jalgu, ei lase neil maasse vajuda ning teevad liikumise lihtsamaks. Lehmi on Eestis peetud nii piima kui liha pärast. Piima annavad lehmad küll eelkõige vasikatele, kuid sellest jätkub ka inimesele. Piima juuakse, piimast valmivad juustud, jogurtid, kohupiimad ja paljud muud piimatooted. Veiseliha on oluline täiendus toidulaual. Lehmasõnnik on suurepärane väetis põldudele ning on ka elupaigaks ja toidulauaks mitmesugustele elusolenditele. Eestis kasvatatakse mitmeid erinevaid lehmatõuge. Äratuntavam neist on Holsteini tõugu musta-valgekirju lehm. Kuid on ka Eesti maatõugu lehm, mõlemaid kasvatatakse eelkõige piima jaoks. Šoti mägiveis, Hereford, Aberdeen Angus ja limusiin on tõud, mida kasvatatakse hea liha pärast. Lehmad söövad ja trambivad karjamaal nii, et tulemuseks on madala muruga niidukooslus. Nad ei pelga süüa ka vesistes kohtades kasvavat värsket pilliroogu ning võivad juua isegi Läänemere võrdlemisi magedat merevett. See teeb neist suurepärased rannaniidu hooldajad. Samuti on nende trampimise tulemuseks ajutised veelohukesed, mis on elupaigaks kõredele ehk juitselg-kärnkonnadele. Need haruldased, peamiselt rannaniitudel elavad konnad on Eestis erilised. Nad ei hüppa kunagi, ainult roomavad.